meil on täna au meie hulgas tervitada meie kiriku teise piiskopkonna, Välis-Eesti piiskopkonna, Kanada praost Mart Salumäed ja konsistooriumi peasekretäri. Mardi vanemate juured on siin Pauluse koguduses. Täna on ta siin meie hulgas ja me palume temalt ühte tervitust sealt teiselt poolt ookeani. Ole hea. Mul on suur rõõm siin Tartu Pauluse kirikus olla teie keskel, sellepärast, et minu elus olulisimad sündmused on toimunud ka tegelikult siin kirikus. Juba sellised sündmused, mis enne mind ammu aega toimusid, nimelt 39. aastal minu isa ja ema laulatati siin Pauluse kiriku altari ees. Õpetaja Harri Haamer oli siis ju Pauluse koguduse õpetaja, kes neid laulatas. Ja siit kirikust on maetud minu isa ja siit on maetud minu ema. Ja siis, kui ma ise Kuusalus isa juures leeris käisin 1981. aastal, siis minu kirikukirjad saadeti ka Kuusalus siia Tartu Pauluse kogudusse, nii et Tartu Pauluse kogudus on minu esimene kodukogudus. Aga täna siin teie keskel olles ja esimest korda minu jaoks on suur rõõm näha seda kirikut nüüd taastatuna ja veel uhkemana, kui ta alguses oli üles ehitatuna, siis seesama sõna, mis ütleb, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, saab tegelikult teatud mõttes uue dimensiooni. Uus loodu ei tähenda mitte seda, et selles loodus ei ole mitte midagi, mis omaks juuri või selliseid kaugeid sidemeid. Seal kaugel Ameerika mandril on eestlased elanud nüüd juba 70 aastat varsti. Toronto Peetri kirik on 60 aastat vana ja teate, millest ma seal nende inimeste keskel kõige rohkem rõõmu tunnen? Sellest, et igal pool, kus eestlane jala maha paneb, seal tema paneb ka kartuli maha ja seal hakkab tema ka hapukapsast tegema ja verivorsti tegema jõuludeks ja seal sünnib selline väikene Eesti. Aga üks asi, millest ma seal kaugel ookeani taga kangesti puudust tunnen, on see, et Toronto linn alles pühitses oma 325. aastapäeva. Seda ajaloo hõngu, seda kaugete eelkäinud põlvkondade hõngu, mida kas või näiteks siin Tartus on tunda. Tartu linnas, kus tegelikult minu teada peaks olema Euroopa kõige vanem ja kõige täiuslikum tarbeklaasi kogu, juba keskajast alates. Tartu linnas, mille kohta on väga raske ütelda täpset kuupäeva ja kellaaega, millal see linn oma esimese aluse sai. Aga linnas, mida juured tegelikult ulatuvad kuskile sinna Vasseliina, piiskopilinnuse varemetele ja teist otsa pidi kuskile sinna Viljandi lossi varemeteni, sellepärast, et Tartu oli juba tollel ajal üks väga oluline osake Euroopast. Ja võt see uue loodu tunnetus läbi sügava ajaloolise ja igavikulise dimensiooni on see, mis siin Eestis on olemas ja mis on imeline. Mul on väga hea meel siin teie keskel olla ja tuua tervitusi Torontost, nendelt eestlastelt, kes seal elavad ja seal püsivad ja soovida õnnistust teile. Jälle üks uus loodu, üks taastatud kirik, teise maailmasõja tagajärgede likvideerimine, ülemineku aeg Eesti rahva jaoks ei lõppenud mitte 91. aastal või 92. aastal, vaid sellega me tegeleme kogu aeg, me loome uut loodut. Minu käest on küsitud vahest ka, et millal Eestis see ülemineku aeg otsa sai. Ma ütlesin, et see ei ole otsa saanud. Esimene etapp ülemineku aja otsa saamisest on see, kui viimane ilmalik matja kiriklikult maha maetakse. Aitäh! Suur tänu, Mart. No nii palju võime ütelda küll, et enamus
ilmalikke matjeid on ikka kiriklikult maetudki siin ka meie hulgas. Aga tõuseme nüüd veel kord, et kuulata tänase päeva evangeeliumi. Johannese evangeeliumi 14. peatüki algusest 7 salmi. Jeesus ütleb, teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Aamen. Istuge. Ilmselt on seegi kõne üks Jeesuse viimase õhtu kõnedest, kui ta jüngritega koos oli ja rääkis enda äraminekust. Ta oli rääkinud ka uuest seadusest, kui ta leiba murdis ja ütles, võtke sööge ja ei võtke jooge, see on uue lepingu veri, mis teie eest valatakse. Jüngrite jaoks oli see arusaamatu vana lepinguga ja vana seadusega olid nad kursis, mida tähendab uus seadus ja uus leping, see oli nendele teadmata. Ja nüüd ütleb Jeesus, et tuleb aeg, et kui teie süda on ehmunud, ja jüngrite süda oli ehmunud, kui Jeesus vangistati, kinni võeti, ristile naelutati ja ta surnud väsinud ihu hauda asetati. Kõik tundus olevat lõppenud, kõik lootused olid lõppenud. Eks selliseid ehmumise aegu võib olla palju, kui Jumal meilt ära võetakse. Ega vast kohutavamat aega ei olegi, kui majad on olemas ja rongid ja lennukid ja autod on olemas, aga Jumalat ei ole olemas. Ma arvan, et kõik uskmatud vaikselt usuvad, et ikka Jumal on olemas. Küllap nad kiusavad seda Jumalat ja ütlevad, et ma ei usu, et sa oled olemas. Ei oleks ju mõtet ka väga võidelda, meil oli võitlev ateism millegi vastu, mida olemas ei ole. Ja vahel on küsitud, me elame ju küllaltki ilmalikus maailmas, kujutage ette, et ühel päeval ei ole enam Eestimaal mitte ühtegi kirikut. Ei ole ühtegi usklikku inimest. Ei ole ühtegi piibli tsitaat enam ei ole olemas. Ei ole ühtegi lootust enam olemas. See on õudne olukord. Keegi on öelnud, et mõnikord on raske ette kujutleda maailma või Jumalat. Kuidas on mõeldav, et Jumal on olemas ja Jumal on kõik loonud? Tõsi, ega seda kerge ei ole mõelda. Aga püüdke ette kujutada maailma, kus ei ole Jumalat olemas. Ja kui me sellega ette kujutaksime, siis tõepoolest kananaht tuleks ihule. See oleks õudne. Mingist lootust ei ole. Näed vaeva, ühel päeval kõik on läbi. Meid on jäetud üksteise kätte. On hea, kui nad on sõbralikud, aga kui nad ei ole sõbralikud, midagi teha ei ole. Tuleb võidelda seni, kuni kõik on otsas. Ega need on hirmsad ajad. Võib-olla jüngrid tajusid hetkel seda, et Jumal on nendelt ära võetud. Kui Maarja oli haua juures, siis ta ütles, et ütelge mulle, kus te ta olete pannud, ma lähen otsin ta üles. Maarja jaoks oli hinges see, et tema Jumal oli temalt ära võetud. Midagi ei olnud enam järgi jäänud. Aga eks kiriku ajaloos on neid aegu, võib-olla on ka täna see päev, kui meid ei taju selgelt Jumala tegutsemist.
Meil on lõpmatult palju küsimusi, millest me aru ei saa. On ülekohut, mis maailmas valitseb. Ja nendel hetkedel, kui me tunneme, et võib-olla mingisugused teistsugused jõud valitsevad maailma, et mitte enam Jumal, siis tuleb südamesse hirm. Nendel olukordadel ütleb Jeesus, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. See, mida väliselt näeb, usaldage Jumalat. Kui te näete, et Jeesust pilgatakse, ristile lüüakse, hauda pannakse, uskuge Jumalat. Jumal valitseb neid olukordi ja ka selle kaudu, mis tundub meile kaotusena, Jumal valmistab midagi uut ette. Ka nendel aegadel, kus võib-olla tundub, et usklikute arv kahaneb, ega me küll ei tea, kas kahaneb, tundub, räägitakse ainult niimoodi, siis Jumal valitseb ka neid olukordi. Praegused hetked on Jumala käes, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Ja kui Jeesus ütleb, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse, siis see tähendab, et Jumalasse uskumine võib-olla üksinda ei aita, vaid aitab see usk, kui see on suunatud või seotud Jeesuse Kristuse isikuga. Kui me oleme ühenduses temaga, kui me temale paneme lootuse, tema tegudele, siis me mõistame Jumala tegusid ehk paremini. Uskuge minusse. Ja siit tulevad need erakordsed sõnad. Toomas, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile ase valmistanud, tulen ma tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Selle teksti tõlkimiseks on tegelikult üsnagi väga palju variante. Ja see tõlge, mis on meie praeguses piiblis olemas, selle kohta öeldakse, et see tundub olevat kõige loogilisem tõlkimise viis. Aga mitte sugugi me täpselt ei tea, kas see on kõige õigem viis. Seda teksti võib väga mitmel viisil tõlkida. Kui Jeesus läks ära, siis ta ütles, et ta läheb ja korraldab asja nii, et tema omad saavad temaga koos olema. Ta tuleb tagasi ja kogub nad kokku ja on nende juures. Ja juba ülestõusmise hommikul Jeesus oli nende juures ja ütles, rahu olgu teiega. 4 pühipäeval jagas valas välja püha vaimu, lõi kiriku ja ta on öelnud, kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina kesknende seas. Issand elab oma sõnas ja pühades sakramentides, kus Jumala rahvas tuleb tema juurde, seal tahab ta olla nende juures. Issand on valmistanud midagi meie jaoks, kus ta saab olla meie keskel ja meie saame olla tema juures. Vahel on mõistetud ka seda igavese koduna, taevasse jõudmisena. Ka nii võib seda mõista, aga võib ka mõista nii, et Issand on siin oma kirikus, oma rahva hulgas. Ta on teinud sinu jaoks aseme siin paigas. See koht, kus ta istud, Jumal on selle valmistanud. Sina ei ole ise seda pinki sinna teinud. Jumal on selle sulle teinud, et sa võiksid seal istuda, kuulata Jumala sõna, osa saada Jumala andidest. On mõningaid asju, millest me ei taha nagu väga palju rääkida. No üks asi on see, võib-olla on see sellise ateistliku kasvatuste tulemus. Me ei taha rääkida väga palju majanduslikest asjadest, rahaasjadest. See tundub, et kirik muud ei tegi, kui räägib rahast. Me räägime sellest suhteliselt vähe. Teine asi, millest me ei taha ka rääkida, see on, et Jumal on loonud koguduse ja see on üks õndsuse ase Jumala rahva jaoks, kus Issand tahab olla meie keskel. Me tahame nagu rõhutada seda, et no igaüks usub oma südames ja igal pool saab uskuda ja olla kus tahes. Jumal on rajanud oma kiriku ja ta tahab olla siin oma rahva keskel. Ja ta on valmistanud sinu jaoks selle koha,
siin olekuks ja ta tahab olla siin sinu juures. Ja kui me tahaksime kord olla taevastes, taevakodus Jumala juures, siis see õndsus ei alga mitte taevas, vaid see algab juba siin. Kes siin on olnud, kelle juures issand ise on olnud, kelle juures meie oleme olnud, nendel on lootus olla kord ka taevastes Jumala juures. Ja sinna Jumala juurde ei ole võimalik teist teed, kui vaid meie õnnistige Jeesuse Kristuse kaudu. Tema on üks eriline tee, mis meid juhatab ja teist võimalust meil Jumala juurde jõudmiseks ei ole. Ei ole väga palju teid, nagu öeldakse, et kõik teed viivad Rooma. Taevasse viib üks tee ja see on Jeesus Kristus. Ja sellel teel, see tee viib taevasse, aga see tee viib ka meid teise inimese juurde. See viib meid teise kristlase juurde. Meid alati ei ühenda meie liturgilised tavad ja kombed. Meid ei ühenda alati kõik õpetusartiklid, aga Jeesuse isik ühendab meid. Ja öeldakse ka, et mida lähedal me oleme Jeesusele, seda lähemal oleme me ka üksteisele. Kui see on Jeesus, kui mina tulen Jeesuse juurde ja sina tuled Jeesuse juurde, siis oleme meie ka siin kõrvuti lähestik. Mida lähemal me oleme Jeesusele, seda kergemini me leiame ka tee teineteise juurde. Jeesus on ka tee siit võitluse maalt läbi patu pimeduse Jumala riiki. Me oleme uus loodu, me oleme uuesti sündinud, aga rikutus ja patt ei lase meist mitte kergesti lahti. Keegi vanamees tsiteeris oma ema laulu, kes oli ikka köögi juures toimetanud ja ütleb, et ühel hommikul ma ärkan ilma pattuta ja siis ma saan olla Jeesuse juures. Jumala rahvas teab seda, et patt seob meid siin jätkuvalt ja me peame elama igapäevases meeleparanduses. Meil ei ole tegemist tihtipeale ei liha ega verega, vaid taevaaluste kurjuse võimu ja vägedega. Ja sellest patu seotusest ja patu rikutusest läbiminekuks on ainult üks tee ja see on Jeesus. Kõik muud võimalused patuga rinda pista ja patuga võidelda, need viivad meid kusagile ummikusse. Jeesus on tee, kes on patukaristuse kandnud, meie asemel patuks saanud ja et meie võiksime elada, olla Jumala õiguseks elada. Ja Jeesus on ka see, kes on meie jaoks ilmutanud taevast isa. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Nendel päevadel üks ajakirjanik küsis ka minu käest, et mis ma arvan, kas kristlik usk, kuidas ta siia Eestimaale ka jõudis, on meie rahvale tulnud kasuks või kahjuks ja meil vanematel olid ka omad uskumused ja kombed ja tavad. Püüdsin talle seletada, et Jumal on muiste ja mitmel viisil rääkinud meie esivanematega. Aga nüüd viimsel päevil, nii kirjutab heebrea keele autor, on ta rääkinud meie vastu oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ja eks väga paljudel inimestel on Jumala tunnetus ühel või teisel viisil, aga kõiges parem arusaamine Jumalast on avaldunud meile Jeesuses Kristuses, kus Jumal ise sai lihaks, inimesena elas meie keskel, me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõtt.
Kes Jeesust on näinud, see on isa näinud. Jeesus ütles, kes mind on näinud, see on isa näinud. Jeesuses avaldus Jumala olemus. Kas see tuleb meile kasuks või kahjuks? Ta võib tulla ka kahjuks. Kui räägitakse Apostlite tegude raamatus, kuidas üks tüdruk oli, kellel oli lausaja vaim ja kes selle ennustamisega teenis isandatele suurt kasu, ja kui Paulus sellest tüdrukust selle lausaja vaimu välja ajas, siis olid peremehed väga pahased, sellepärast et nad jäid kasust ilma, mida tehti. Seal oli ka mingisugune hõbesepp, kes tegi ebajumala kujusid. No ja tema turg langes ka ära. Tõsi, Kristus võib meile ka kahju tuua. Enam vanaviisi edasi minna ei saa. Kui Eesti Vabariik tuli, oli sellist vaimustust ja ka sellist võib-olla usumoodi ebausku, ja paljud ärid ja ettevõtted tahtsid, et ka koguduse õpetaja tuleks ja õnnistaks ettevõtmisi. Ja käisin õige paljusid ettevõtmisi õnnistamas ja kauplusi õnnistamas. Pooled nendest läksid kohe pankrotti. Ja siis ma hoiatasin, ütlesin, et kui teie ausalt ei kavatse oma äri ajada, siis ärge kutsuge kirikuõpetajat õnnistama, te lähete kohe pankrotti. Jumala õnnistusega ei ole võimalik elada ebaausat elu. See tuleb kahjuks. Ükski varas ärgu palugu Jumala õnnistust ja jääb kohe vahele. Tõsi, võib-olla tõesti meile on mõjunud ristiusk kahjulikult, sest me ei saa elada enam sellist jumalatut elu, mis võib-olla mõnele tõesti mingil hetkel kasu tõi. Aga see, kes Jeesuse vastu võtab, see leiab igavese õndsuse. See elab osaduses Jumalaga ja Jumala arm päästab teda. Meil tuleb mõnigi kord minna keerulistest aegadest läbi, kus me ei tea täpselt, kus on tee. Nagu Toomas ei teadnud, issand, me ei tea täpselt, kus sa lähed. Räägi meile, mis see on. Ja Jeesus ei tahtnudki ütelda mingisuguse õpetusi, kuidas tuleb elada, mis tuleb käia. Ütles vaid, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja kui meil on Jeesus, siis on meil elu. Kui me käime tema järel, siis me käime õigel teel. Kui me lootuse paneme tema peale, siis me võime olla ka kõige pimedamad tunnil kindlad, et tema valitseb olukordi, nii nagu laulik ütles, kui ma kõnnin ka surmpimedas orrus, ei karda ma kurja, sest sina, Jumal, oled minuga. Tema on see, keda me vajame. Ja kui meil on Jeesus, siis on meil kõik. Laulik oli seda varem juba öelnud, et issand, olgu su ülem rõõm. Siis ta annab sulle kõik, mida su seda kutsub. Kui meil on Jeesus, siis olgu head või halvad ajad, rikkad või vaesajad, olgu tervis või haigus, õnn või õnnetus, siis teostab meie elus Jumala tahe. Sellel elul on mõte ja me leiame kord igavese õndsuse tema riigis. Aamen.